Alright, pole ammu vloginud, aga ega väga midagi vahepeal ei olnud vlogidega, sest et mul oli 3 kõrvapõletikku järjest ja lihtsalt ei saanud mingi 6 nädalat sõita. Ja nüüd siis tuleb jälle üle pika aja vlog. Et mis meil on? Me lähme Lätti. Meil on Lätis minu jaoks siis esimesed Eestikad. Üleüldiselt on teine Eestikate etapp Viidritšis. Pole seal aastast mingi 2013 sõitnud või 2014 vist käisin viimati. Et nüüd muud ei olegi, et praegult panin juba autole käru taha ja hakkan vaikselt peale laadima asju. Põhimõtteliselt on pakitud 3 tsiklit on peal, minu asjad ka. Nüüd on vaja ainult kuidagi üks telk ka sisse ära mahutada. Isegi Sten jõudis õigel ajal enam-vähem pool tundi ennem välja sõitu, et siis tema on teada tuntud hiline ja vaatame, et kas saame pool välja või ei saa. Oot. Okei, jälle väikene update, kiire, aga noh, see on lihtsalt nii suur asi. Kell on 10.09, 10.30 pidime välja sõitma ja kes on valmis? Areneb, poiss, areneb. Räägi, kuidas sa nii vara õigel ajal jõudsid? Sellepärast, et tööpäev on ja harjunud ärkama. Mis sul käega juhtus? Väikene õnnetus. Tuleb väike flashback teha või? Läti vlog, jah? Läti vlog, jah? Tšau, Martin! Sorry, et ma niimoodi segan sind. Head taasiseseisvumispäeva. No sulle ka. No nii. Kuule, meil on siin sõber. Head tähtpäeva! Hädaline ja me ei saa õlga tagasi sisse. Läks liigesest välja, jah? Jaa. Ei saa raisk. Päris kõvasti oli juba. Ja nüüd ma ikka tirisin. Tarb seda raisk. Ühe alaga. No jah, kui kõvasti raputab, siis läheb ka paika. Rakvere haigla. Kui sul haigla on? On küll, jah. Avastame Eestimaa haiglaid. Ei tea, kas me lähme õigesse kohta ka üldse või? Nojah, siis teeme flashbacki. Juba tahan rääkida. Ja, ma aitaks, aga ma pean filmima. Keegi peab vlogi ka teema. Hoogu pill läks käima. Olime teel raidi poole. Põhimõtteliselt olime juba raidi juures. Ja mis juhtus? Väikene äpardus. Peame tagasi sõitma. Miks me peame tagasi sõitma? Tähtsad dokumendid jäid maha. Mis ma ennem siin vlogis just rääkisin, et vana on valmis 10 minutit varem, et on vend valmis ja nüüd hoopis korras läheb tund aega edasi tagasi sõidu peale. No. Ja. Ei saa ikka mainet siin rikkuda. Hinnaklass on suht sama nagu teil. Selline 150 €. Ma arvan, et see on umbes 15. Noh, tulge nüüd läbi siit. Ma näitan teile, kuidas see käib. Ühesõnaga, jõudsime Viidritšisse. Esimene katsejalutus on kohe algamas. Siin seda videot kokku monteerides ma mõtlesin, et ega suurem osa inimesi vist ei teagi, või kes vaatab, et Enduros tohib kiiruskatseid ainult läbi jalutada. Sa tohid õppida katseid ainult jalutades. Ja nüüd need järgmised klipid, mis te näete, ongi see, kuidas me jalutame. Me peame reaalselt iga kurvi kõik asjad pähe jätma ja taaskord seda saab teha ainult jalutades. Ei tohi jalgrattaga sõita, sa ei saa varem tsikliga läbi sõita, mis iganes. Et ainult jalutades. Väike lisainfo siia. Enjoy the show.
mitte enduro mehele on kohe siin vaimne terror hakkab esimesest asjast pihta. Esimene silge kohe. Jah. Kui plaan, kuidas me näeme seda. Sa saad kõrvalt sõita. Jumal näod. Saan ka mingi rehva hakkab. Selline sigana. Esimesena on hea pasteet. Paljuks tahab neid rehve sinna? Võiks kohe tagasi tõmmata. Siit saab kohe. No siin saab lihtsalt tagarattal mäetskilsi teha, noh. Rajaolud on päris ligased. Esimene ring tuleb päris siukene päris libe suure tõenusega. Loodetavasti väga ees ei stardi. Idee poolest ei tohikski startida. Teen on camera väikse testi. Alusta stardist. Sirge, rehvid, 90 kraadi vasak, 90 kraadi parem, rehvid, 90 kraadi vasak, kerge parem, rehvid, 90 kraadi vasak, platoo kerge paremale kurviga, teine platoo, võib sirge peal hüpata, tuleb palliga kurv vasak, tagasi pööre. Noh, siis on platoo. Minu kolmandik on tehtud. Teiselt poole tagasi pööre. Platoo. Paremale, siis on väike šikaan vasakule, kaksik. Ja siis mäest alla. Paremale. Ja nii oli siin. Jah. Aga Head poisid. Sul oli mingid 3 trehvid või? Mis see? 3 trehvid oli. Ongi 3 trehvid. Esimesed on ainult üks rida, vaata. Need olid ka trehvid, okei, neid ma ei mõelnudki. Vaata enduro mees. Minna paremalt. Siin on vahe, vaata enduro mehel ja krossi mehel, on ju. Loeb kõik rehvid meelde. Isegi mingi tee ääres on rehv. Läheb nagu natukene väiksema kurviga vasakule, siis on uuesti rehvid. Oli nii või? Minul oli niimoodi, et start, vasak, parem, või noh, terav vasak, terav parem, rehvid, vasak, rehvid, vasak, hüppe. Siis sealt teisest rehvidest on see vasak ära. Sealt esirattaga ei puutugi, panen lihtsalt kolmandaga sealt lihtsalt tõstan esiratta üle. Velodroomi kurvna. Ja siis 2 platood, velodroomi kurv paremale, siis on väike šikaan vasakule, siis tuleb see paremale kurv, kus Priit teeb 4,5-ga kaksiku. Esimesest mitte, esimene on väike platoo, 2-3 meetrile. Aga teisest siis. Teisest tõmban täiega. Ja siis see teise auk on seda võid sügavam. Ja päris sügaval, jah. Ja siis tuleb hüpe ja siis võid paremale, aga välja ei lähe. Ja siis keerad luti lahti ja maha ei lase enne, kui on 3. kurv. Ilgelt hea on kõvatada sinna, et ise pole käinud üli ammu endurol. Siin on ikka poistel on punktid. Punktid on mängus. GP-punktid on mul oli 3. Minul ei ole ühtegi punkti, mina võin siin lajatada, aga mitte siit kurvist ei tohi väga välja minna, sest seal on, te küll ei näe, aga seal on suur kivi. Jah. Mingi ralli. Endura katted kõndist juba. Ei. Seal saab veel rohkem liuelda. Sa vlogid või? Nagu mina või? Ma lihtsalt. Õhtul saab veel korra läbi vaadata, kui mul meelde ei jää midagi esimese korraga. Aga Priit on esimene, kes läheb homme. Muidugi. Palju õnne. Saab sooned ette teha. Mul on pasteedipidu. Pasteedi Priit, noh. Tänasest. Rohkem paned seda esipidurit, siis on sul korras. Siis saab, Olete teisel käinud juba? Ei ole. me saime natuke hiljem minema. Aga see on see Rookie of the Year, Sten. Jah. Aga kiirem kui sina. Recapi aeg või? Ma ei mäleta mitte midagi. No jah, sealt ma ei mäletagi enam midagi. Ma ei tea midagi. Ma ütlen kohe ära. Seal käis nii palju edasi-tagasi, S. No mis te arvutate seal? 4 hüpata või 3? Igal juhul 4. Mina proovin.
lange viisika. Esimene katse on jalutatud ja ma arvan, et esimene ring on ikka väga libe katse, aga ta on vähemalt äge. Siuke hea kestvus crossirada. Aga ta on päris aeglane, et ma arvan, et siin tuleb nagu päris olla terav esimene ring ja päris agressiivne, et siis ei kaota vast nii palju kui võib-olla need, kes tunnevad rada väga hästi. Vot. Nüüd ma küsin sult kaameras. Sa tuled Lahtist, on ju? Ei, sa tuled oota kust? Lahtist, on ju? Üksi? Jaa. Viidritsisse? Jaa. Miks? Ma ei saa aru. Ma olen lolli. Selleks, et kuradi sõita 20 minutit aja peale ja minna koju tagasi. Jah. Ma küll tulnud. Ma ei tea, kui palju. Hei. Väga mudane on. Aga noh, ma arvan, et sõidu ajal ei ole hullu, see sõidetakse suhteliselt puhtaks ja veel mudasem on. Ahah. On tänatud. Jalad märjad. Ma arvan, et see sõidetakse enam-vähem kuivsoon tuleb sisse ja siis ei ole enam nagu nii hullu. Ja siin samamoodi peaasi, et noh, väga sügav ei ole see jama siin. No kurat. Siit saab kuivalt üle. Ja peab teiselt poolt minema. Vist on teiselt poolt minek. Okei, 2 katset kõnnitud, et see teine katse nüüd oli nagu palju kiirem kohati. Ja palju nagu kuivem ka, et mõned kohad olid hästi pehmed ja siuksed veits ebamugavad, aga ma arvan, et see teine katse on nagu pigem äge ja ta nagu pigem sobib päris siukseks agressiivseks sõiduks. Et kui teised tulevad ka auto juurde, siis lähme võtame hotelli vastu ja lähme sööma ja siis on tänaseks nagu kõik, et ma arvan, et tuleb päris okei enduro. Et ma proovin anda ka endast maksimumi, kuigi ei ole kõige parem see vorm, pole nagu sõita saanud, pole nagu ka jõudnud sõita reaalselt ajaliselt töö kõrvalt igalt poolt mujalt, et tavaelu tuleb ka vahepeal elada, et seda tippsporti on tehtud küll ja küll, et nüüd on aeg fannida, aga natukene see sportlasego nagu kikib rämedalt sisse, et vaatab, mis homme siis saab sellest asjast. No nii, oleme. Lahku need voodid. Miks? Hakkab pihta. Steniga me oleme ju kurat nii palju koos maganud, et nüüd ei sobi enam minu kõrval olla. Nüüd on bruta sul ja nüüd enam ei sobi minu kõrval olla. Kuidas lahku saab? Minu kogenud enduro silmad näevad praegu siin ühte uut asja. Mitte Sten ei õpi kiiruskatseid, vaid õpib ülesõitu. On nii või? Ma vaatan, kus sketšid kohad on ja siis kuidas sealt mööda saab. Vaat, kui sa oled siin halva õlaga, siis vist peab nagu siukseid asju tegema. Ma ei tea, mul on suht savi päris aus olla. Hommikusöök söödud, kroksid jalas. Nüüd kiirelt võistluspaika ja vaatame. Tsiklid registreerime ära. Lähme jalutame kiirelt veel kiiruskatsete lõpud otsad ära, mida ta väga hästi ei mäleta ja siis lähme juba võistlema. 8 tšeburikki. 8. Vett on jah, härra Ironman. Sa polegi vlogi veel tutvustatud. Veel pole, aga äkki homme on. Ei roid. Ma saan öelda, I am Ironman. Mees siis täna kihutab otse peale võistlust tagasi Tallinna, et homme teha siis poolika. Jah, Ironmani lähen tegema. Ma lähen tegema seda poolikut Ironmani. Väga hea. Numbrikleed tulemas. No nii, Ironman. Kell jookseb. Kiire rehvi vahetus meil siin Mr. Ironmanil.
30 minutit hiljem peale registreerimist. oi, kuidas nüüd parandas oma seda. Algul tuli veel 10 minutit, nüüd on juba 30 minutit. Vaatas, et siuke... See ei sobi YouTube'ile. Hea lihtne ohver, panen kohe 30. Ma panen sulle siia. Vanast ajast ei midagi või? Ei. Sa olid ju küll mulle võlgu, mäletad või? Mis see nüüd oli? Vaata, vana mees ei mäleta ka enam. Mis ta oli see? Aga no olgem ausad, nüüd on päriselt tund aega möödas ja poisil on sikkel valmis. Seki viiti. Iron Man. Ei tööta? Oh jah. Sidur on valtsu korras, nagu alati. Jah. Minu tsikkel on kohe sealt teine. 5-3-1. Ühesõnaga saime natukene söödud. Nüüd hakkab võistlejate koosolek 6 minuti pärast. Ja siis on juba kell 12.30 on esimene start ja läheb. Et kõik on valmis. Nüüd tuleb ainult lahti keerata, ega muud midagi. Me oleme kõik eestlased, kolmekesi on esimesed. On ka Teeb või? aasta, mina Ongi. ja see Roos. Ja siis lätlased on hiljem. Ja siis oleme meie E2-s. E2-s, jah. 3. minut. Pole jah? Tahate ka vlogis olla või? Sa pead mu raja peale tulema vlogima. Esimene ring on tehtud. Kuidagi esimene katse oli suht okei. Pidamine oli päris okei. Aga siuke veidi nurgeline ja veits aeglane enda arust. Ja teine katse oli küll puhta karaul minu arust. Kuradi seal oli ikka nii libe. Ainult libistasin ühtepidi ja teistpidi ja nagu ei saanud üldse seda õiget grippi ja ühel kurvil ei saanud pihta normaalselt. Ta on hästi aeglane katse, aga no ega midagi, üle pika aja motorratta sellest siis lähebki. Peabki panema vähem ähkamit. Oot, aga nüüd võtan teisele ringile kaasa ka teid.
sõita kõrge käik, madal pööre ja hiilida mööda vaikselt. Nepamanīju kodu, domāju, ka izbrauksi, bet... Sorry. Okei, võistluspäev on läbi. Enda klassi lõpuks jäin 3. ja üleüldi 4. et see Viidritši rada oli isegi palju parem, kui ma mäletan. Ja ma ei oskagi öelda. Enesetunne oli suht okei. Sai pingutada ja sai nagu okeilt sõita. Ei. Poistele sai tuppa ka pandud vähemalt 1 katse. Ja no viimane ring oli ikka rada nagu ülija, et oli piisavalt ära kuivanud ja sooned ja asjad olid tekkinud, et ja pluss nagu mäletasid ka juba paremini, et okei, vile. Siin Lätis tähendab vile poodiumit, pedestaalile minekut. Aga võt, ühesõnaga siis on väiksed klipid sellest ja nii ongi hetkel, võt. Pakkimine. Julm. Ma olin kiirem, Olid, jah? Tukur viis äsgad. Kurat, luti sain Hendriku käest. See vend oli täna väga tubli. Oma haige õlaga teisipäeval käis liigesest väljas ja täna ikka sõitis väga hästi. Väga tubli. Elu parim enduro. Elu parim enduro, jah.
Seniori 40 plus klase, trešā vietā Tiinis Kalve. Lätis on hästi, saame 4. koht saab ka. See tüüp siin. See. Teist korda järjest poodiumil. Ragnar Valdseen. Trešā vietā Brit Biene. Kalev motoklubi. Otrā vieta. Miks Rasmanis. Orange Racing. Paldies, Zani. Ma olen esimest korda, et 4. kohas saab karika. Ma ei kurda. E5 klasse. On väike närv ka või? Kuhu esimene koht jäi? Kiire intervjuu. Krossi katsele. Oi, plee. Sinna kaksikute juurde, ma arvan. Brit Raid. Kalev motoklubi. Uzvarētājs E1 klasē Latvijas čempionātā Kristaps Ķīlis. NGP klasē Edgars Siliņš. Monosports Racing. Head poisid. Metalli kui palju? Nüüd tuleb kiire kodupõks. Park Fermee tsiklitest tühi. Järgmine päev pesin tsiklid ära, kaasa arvatud ka selle katkise õlavenna tsikli tähendab. Ja noh, ma ei tea, kas kaamerast on näha, aga valge särk enam ei ole valge. Käed üleni sitased, jalad, kaasa arvatud minu kaunid kroksid. Et ütlen täiesti ausalt, et Sten, sa oled võlgu mulle, sitaks võlgu mulle. Ega midagi, ei saa sinna mootorratast jätta musta. Et ei saa jätta mootorratast mustana sinna teise klubi ruumisesse. Ja see on teada värk juba, et introsi ja outrosi ma ei oska õigel ajal filmida. Nii et siin on siis väikene outro. Kalev AMK poistest oli kohal meid 5. Kõik olid ülitublid, kõik poodiumil. Anti Laine, V50, poodium, Ragnar Valdseen, Senior 40+, poodium, Brit Raid E1, poodium, mina, Brit Biene, E2, poodium ja Sten, mis sest, et ta 4. oli, aga Lätis ikkagi anti karikas, nii et super töö. Ja andke all kommentaariumites ka teada, kas video meeldis. Ta tuli ilgelt pikk. Et äkki, mis ma nagu muuta saaksin, mida äkki näha tahate üldse võistlustest. Et kiiruskatsete videod on juba YouTube'is olemas. Neid ma eraldi siia nagu sisse ei hakanud panema. Ja ma ei teagi, andke teada, kas meeldis, mida näha tahate. Ja rohkem midagi. Eks siis järgmise korrani. Tšau! Wow, järgmise korrani. So cool.